Noorte tehnikasportlaste sari Talendid rajale jõudis 20. septembril Õismäel FK kaardikeskusesse. Endiselt rõõmustav on see, et noorte soov rajal mõõtu võtta pole raugenud ning eelülesandmise põhjal läks rajale taas 50 noort. Samal ajal oli ka raja ääres võimalik näha nende kätetööd, kes kaardisarjas sammukese edasi astunud. See oli tudengivormel. No tänaseks oleme valmis saanud kokku 13 tudengivormelit. Et siin siis on näha 2012 aasta vormel ja Taamal 2019 aasta vormel. See aasta oleme ka masina valmis saanud. Kiustasin sellest pandeemiast küll ja võistlema ei saanud, aga testime teda ja oleme selles mõttes edukad, et paljudel välismaa tiimidel ei ole veel autotki. No nüüd tegelikult ju läheb kõik ikkagi elektri peale, või kuidas praegu on? Ja, no jätkuvalt ehitame elektrivormelit, et seda oleme nüüd valmis siis 8 elektrivormel. Paralleelselt arendame ka isejuhtivat vormelit, et suund ongi sinnapoole, et isejuhtiv ja elektrivormel liituksid võistlussarjas. Kas see elekter ongi nagu, ütleme siis võidusõidud tulevikuna, kuidas ise nagu arvad või mida nagu selles ringkonnas räägitakse? No pigem on, et näha on, et rallikross liigub täiselektriliseks, samamoodi ju WRC sarjast tulevad hübriidid, vormelis juba on KERS, et tulevik on elektriline. Või ikkagi ja kuidas te neid uusi projekte käivitate, kui palju seal on ikkagi vaja nagu sellist konkurssi korraldada, et kes saab ja kes ei saa asjale lähedale? No hetkel me just värbamegi uusi liikmeid, et on see värbamisprotsess käimas, tulevad varsti vestlused. Protsess ongi selline, et alguses täidetakse liitumise ankeedid, selle järgi vaatame, et kelle kutsume vestlusele. Vestlusel siis inimesed näitavad ennast kõige paremast küljest ja räägivad, mis nad on teinud, mis nad tahavad teha, kui motiveeritud nad on. Selle alusel saabki. Muidugi peab olema siis tehnikaülikooli või tehnikakõrgkooli liige, et tudeng peab olema, et siin võistlussarjas osaleda. Saaks 2021 suvel võistlema Euroopasse. Midagi veel kindlat ei ole, aga siht on ees, et võistlema saaks. Tallinna Tehnikaülikooli tudengivormeli meeskond on maailmas 200 analoogs arenduse hulgas tublil 8. kohal, nii et on kuhu edasi liikuda. Nüüd aga siis etapi juurde. Võtame vaatluse alle taas finaalid ja etteruttavalt võib öelda, et kvalifikatsioon lõi kaardid päris segamini, aga kõigest siis juba finaalide järjekorras. T-finaali eesotsas lähevad rajale Josep Siniorg, Brian Nuuma, Rasmus Andreas, Rajan Tulp, Omar Laanso, Karl Riimann, Sebastian Mäng, Gregor Tamme ja Aron Kivilo. Suhteliselt üllatuslik koosseis selle finaali jaoks. Nuuma teeb väga hea stardi ning läheb liidriks, vahetavad seal Sinioruga kohad. Tõuseb tublilt ka Tulp ja kolmandaks. Mida ring edasi, seda kindlamalt hakkavad liidrid oma positsioone välja sõitma. Nuuma suurendab edu ja omakorda teeb seda Tulpi ees Siniorg. Nende taga heitlevad tõsiselt Tamme ja Andreas. Kuigi lõpus saab Siniorg Nuumale järgi, on see ka kõik. 3 paremat selles finaalis on Nuuma, Siniorg ja Tulp ja nemad saavad ka edasi. See finaal on samuti väga omapärane. Eesotsas on stardirivis Ramon Vlassenko, siis Markus Jauk, Märt Valdmees, Raimo Kaljuste, Eston Allaste, Mario Mätik ning eelmise finaali kolmik. Just see kolmik hakkab selles stardis kohe ilma tegema. Ette läheb Jauk. Tagant tõusevad ilmselt tööd tegevad Nuuma ja Siniorg. Vlassenko peab siin kohti ära andma. Poolel maal on ta juba 4. Taas on see sõit Sinioru ja Nuuma kontrolli all. Rajal toimub mitu kokkupõrget ja see annab võimaluse liidriks tõusta Siniorul. Jauk langeb teiseks ja kolmandat positsiooni hakkab kindlustama Nuuma, kes suudab Vlassenkost suhteliselt lõpu eel ka mööduda. Seega sõidavad Siniorg ja Nuuma ennast juba B-finaali. Jauk oli teine. B-finaali teravas tipus olid aga sellised kiired sõitjad nagu Steven Markus Ojapõld, eelmise etapi võitja Mattias Ojapõld, siis Hans-Christian Novitski, Jürgen Laanso, Revo Laur, Lukas Popkin ja Siniorg Jauk Nuuma kolmik. Stardis saab ette Mattias Ojapõld, siis tõuseb rajult Jürgen Laanso. Steven Markus surutakse kolmandaks. Tagantpoolt rühib ettepoole Lukas Popkin, tema aga heitleb seal kohtade ees Novitskiga. Poolel distantsil peab siiski Mattias Ojapõld jälitajate survele taanduma ja Laanso saab ise ette. Kahekesi nad venitavad vahe kolmandale kohale liikunud Steven Markus Ojapõlluga päris korralikuks. Teda hakkavad omakorda kolmanda koha heitluses kimbutama nii Popkin kui Novitski. Ruuduline finišilipp langeb võidumärgiks esimesena Laansole, siis Mattias Ojapõld ja Steven Markus Ojapõld. Nemad liiguvad ka päeva suurde finaali. A-finaali kõige kõrgem asetuse on saanud Ragnar Simuland, siis Martti Raudleht, edasi Kristo Kiviselg, Sten-Erik Sild, Kaur Koreinik, Erhard Annust ja eelmise finaali esikolmik. Küsimus oli õhus, kas etapilt tuleb uus võitja. Sellel küsimusel annab stardijärgselt kõige parema vastuse Simuland, kes teeb korraliku alguse ja ei lase ennast üllatada. Tõuseb hästi ka Sten-Erik Sild ja seda kolmandaks. Kivisek langeb aga seltskonna lõpuossa. Tagantpoolt tõuseb maruliselt Mattias Ojapõld. Simuland kontrollib suurt finaali väga korralikult ja sõidab välja kiireid aegu. Teist positsiooni hoiab Raudleht ning temagi omakorda suudab vahe sisse sõita Sillaga.
Mattias Ojapõld tõuseb sõidu lõpus juba 4. Sarja 3. etapp saabki endale uue võitja Ragnar Simulandi näol. Teine on Raudleht ja 3. Sten-Erik Sild. Simuland saab päeva parima ringi aja eest ka lisapunkte. Oled rahul? Olen. Oli raske päev täna? Oli raske, jah. Mis ta selle päeva nii raskeks tegi? Ma ei tea, need kardid on ikka suht halvad ja õnne polnud ka. Siin on ikka selline loterii natuke. Jah. Aga ometigi ju kvalifikatsioon tuli ilusti välja ja said siit liidrina minema. Kui palju sa seda vaatasid, seda koosseisu, et kes võiksid sulle kõige rohkelikumaks saada siin selles sõidus finaalis? Ma ei tea, mul siin sõber Marti, et temaga oli siuke pusimine. Kuidas see hea kardisõit välja näeb? Tuleb lihtsalt liidri kohta korralikult kindlustada ja kiiresti sõita? Jah. Palju sa kardiga sõidad? Palju sa trenni teed? Iga nädal. Mitu korda. Ja nüüd esimene etapi võid sellel aastal? Jah. Kuidas edasi läheb? Ikka edasi läheb ja võidan. Võidad kindel? Jah. Nooremate vanusegrupis võitis taas Mattias Ojapõld, teine oli Revor Laur ja 3. Joosep Siniorg. Kokkuvõttes peale 3. etappi on sarja liider Kaur Koreinik 284 punktiga, teine on Mattias Ojapõld 260, Ragnar Simuland on kogunud 254, Sten-Erik Sild 212 ja 5. Martti Raudleht 198 punkti. Sarja 4. etapp saab toimuma 4. oktoobril Lange motokeskuses Tartumaal. Osa võib alati võtma tulla.